aasta viimane seminar ja selle aasta viimasel seminaril meil on siis põhimõtteliselt kaks sellist suuremat teemat, millest me räägime. Üks on siis ministeeriumi poolt kokku pandud teemad, millest nad tahaksid rääkida, on see Robinhoodi ja tulumaksu teema. Siis räägime sellest, mis siis vahepeal toimunud on, ehk ettevalmistused selles osas, et toetusfond anda tulubaasi KOVS muudatusest 2027. aastast ja ma ei tea, kas teil see maamaksu teema jäi ka või mitte. Jäi ikka. Nii, kellelgi on mikrofon sees. Ega meil ja siis on meil veel RTK-st Marek oli äkki õige nimi, kui ma nüüd õigesti, Erki, vabandust, oli siis see, kes tuleb, räägib 9 kontode kajastamisest aasta lõpust, et kuna see oli ka soov, et selle kohta infot saada. Aga siis alustame niimoodi, et annan sõna siis Andrusele ja Sulevile, et saate rääkida oma teemad järjest ära. Nii, kellelgi on mikrofon. Ja et räägivad siis ministeeriumi ennem ära ja siis räägib RTK. Aga siis ma annan sõna teile, Andrus ja Sulev. Okei, ma siis alustan ja nii. Näete minu slaide ka? Hetkel ei näe. Vaata, ma panen uuesti. Ja nüüd näeme. Nii, tuli ilusti teile. Näete seda esitajapilti või kumba? Me näeme nii, nagu nägema peab just täpselt. Okei, siis on super. Nii, aga ma hakkan otsast minema, et sa mainisid ära ka need teemad, millest me räägiks, et siis tasandustoetusfondist järgmise aasta kohta, mis meil teada on määruse muudatusest, toetuste tulubaasi tõstmisest, tulumaksu prognoosimisest, maamaksust. Ma sain küll, aga sellest on mitte klappides. Kellelgi on mikrofon sees. Ja siis, Olger, ma loodan, sai ka liituda maamaksust ja Sulev räägib lõpus see finantsjuhtimise seadusest. Nii, alustades siis tasandustoetusfondis 2026, et me saatsime toetusfondi määruse muudatusega nüüd värskelt kooskõlastusringile, et tõenäoliselt Toomas Liit on teile sellega äkki nüüd täna või kui ei ole veel saatnud, siis kohe saadab teile ka laiali. Mis seal tegelikult siis nagu muutub, on tavapärane, tõuseb kooliõpetajate toetuse määr, tõuseb see kokku 10%, sellest alammäära tõttu 8,2%, aga lisaks lisanduvad ülejäänud vahendid ka selle karjäärimudeli rakendamiseks, et sellepärast on see kogu määra tõus nagu rohkem. Aga see, kuidas omavalitsus nagu sees seda jagab, see on siis omavalitsuse enda otsustada. Ja täiendavalt me suurendame see toetusfondi määrusega ka endiste riigiteede toetusmäära 2100 eurolt 2200 eurole kilomeetri kohta. Et neid muidugi omavalitsusi ja summad, mis seal on väiksed, aga see on seotud sellega, et oleme saanud siis nüüd, kui me saame Maanteeameti täiendavat teid, et oleme saanud siis kõrgema käibemaksu tõttu ka suuremad summad sinna eelarvesse, sellega seonduvat oleme tõstnud ka määra. Natuke oleme ümardanud ka seda veidi kõrgemale, et oleks ümmargune number. Ja siis kolmanda, mis jaotus mõjutab muudatus, on seotud lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetusega, et algselt pidi minema nii, et me oleks 2026 jaotanud selle lastepõhiselt jaotatava osa, et seal on see toetus jaguneb 8, et üks on niisugune fikseeritud juba 2018 aastast peale ja ei muutu. Ja teine pool on siis, mida me jaotame proportsionaalselt laste arvule, et kui me algselt planeerisime, et jaotame järgmisel aastal laste ja lastehoiulaste arvu alusel, siis kuna need lastehoiulapsi siiski registrist nüüd aasta alguses kätte veel ei saa, et see nihkub nii palju edasi, et siis me tegelikult viime tagasi, et me jaotame nii, nagu oleme varasemalt jaotanud, siis nüüd kõik aastad, et võtame aluseks ainult lasteaia lapsed.
ja nende alusel siis. Vaata, mul on lasteaia õpilaste, aga laste arvu alusel jaotame proportsionaalselt. Nii et võime põhimõtteliselt öelda, et muudame tagasi selleks jaotuseks nii, nagu oli 2025 näiteks. Eks ole, või varasemalt. Ja 2020 siis 7 tulevad siis hoiulapsed juurde ja siis me võtame neid ka jaotamisel arvesse. Et selline 3 põhimuudatust, et seal on võib-olla niisugune veidi tehnilisi muid asju ka, aga need on võib-olla niisugused olulised, mida selles määruse muudatuses välja tuua. Nüüd kodulehe küljel, et nagu meil kogu aeg ka küsitakse, et millal need arvestused tulevad, et neid arvestusi ma proovin kohe uuendada, kui meil on mingit uut teadmist endal olemas. Üldharidustoetuse andmed on nüüd olemas, koduleheküljel väljas. Tasandusfondi esialgsed arvestused on juba siis, mis ta on siis kuu-paar olnud koduleheküljel. Ja kui seal midagi uusi andmeid selguvad, ma loodan paari nädala pärast saada näiteks asendus- ja järelhoolduses olevate laste esialgsed andmed, et siis ma neid ka seal uuendan või muid andmeid. Aga kõik muu me peame enamik andmeid, mis me jaotamisel kasutame, hakkavad selguma pigem jaanuaris üldse, nii et nendega läheb aega. Võtame siin kohalike teede jaotamiseks andmed või lõpuks need lõplik rahvastikuregistri andmed või tulumaksu tegelikult laekumise andmed või et nii edasi. Et need on paljuski seotud selliste 1. jaanuari seisuga või aasta lõpu seisudega, et sellepärast ei ole seal lõplik andmeid arvestusi võimalik teha. Aga teatud, mis puudutavad näiteks puudega laste andmeid, et need saab, neid puudutavad toetusjaotus, näiteks huvitegevustoetus on sellest natuke sõltuv ja raske sügava puudega, suure abivajadusega laste toetus on need, mida siis saab siin detsembris juba välja arvutada. Et ma uuendan senikaua, kui seal neid, ütleme, ma ei tea, kohalike teede pikkuse osas mul ei ole teile midagi paremat öelda, kui te saate kasutada selle eelmise aasta, 2025 aasta arvestusi. Ma võin need sealt muidugi kopeerida sinna 2026 faili kohe ette ära, aga ega see arvestus oleks mul ikkagi sama, mis 2025 senikaua, kui mul uusi teedeandmeid ei ole. Aga igal omavalitsusel endal on tõenäoliselt ju teada, kuidas ta teede pikkus muutus, on teada, kuidas tal muutus, ma ei tea, puudega lapste andmeid ja nii edasi, et te saate ise tegelikult neid täpsemad arvestusi teha, et muutes siis nii-öelda 2025 aasta arvestustes näiteks laste arvu vastavalt ja selle järgi muutub teie toetusjaotus tulemused, siis te saate teada, kuidas see mõjutab teie toetuse jaotust. Kas selles osas on tekkinud juba mingeid küsimusi see toetusfondi määruse või selle järgmise aasta toetuse jaotuse kohta? Et äkki ma vastan need praegu ära. Randar, palun. Ja mul on ettevalmistatud küsimus aastast 2019. Et see lasteaiaõpetajate palgatoetus taaskord. Et see läheb ikka selles mõttes selle vana mudeli järgi ja räägib, need hoiud sinna nii-öelda sisse ei tule, aga ütleme see lastepõhine jaotus ja selle tasandamise raha seal nii-öelda nagu sees, et see mudel jätkub ka 2026. aastal või? Jah, see mingit muutust ei tule selles osas, et ma saan aru, et ükski osapool ei ole tahtnud haridustöörühmas selle muudatus nagu päris algatada, nii et nii ta on läinud. Aga see algatamine peaks siis toimuma selle läbirääkimiste nagu töörühmades ja siis haridusvaldkonna töörühmas või? Just. Ja kui omavalitsustel on ettepanek, et kuidagi seda võiks ühte või teises suunas muuta, et olete omavahel sellise kokkuleppe teinud, et siis te võite sinna selle küll esitada, siis saaks seda arutada, et lõpuks ma usun, et kui teil on juba enda poolt hea konsensuslik lahendus olemas, et miks peaks riigi poolel olema probleeme seda vastavalt muuta, et muidugi meie enda soov oleks oma ministeeriumis, et see liiguks tulubaasi, aga praeguses laines ta seda ei tee, nii et senikaua on ta praegu sellisena. Aga see tuli ju kooskõlastamisringile, eks me saame siis nüüd oma ettepaneku teha, nädala lõpuni oli see aeg, eks? Jah,
No ütleme, see toetusfondi määruses, jah, selle raames me vast midagi muutma ei hakka selles etapis, et meil järgmise aastani on aega 1 kuu, nii et kui me tahame midagi muuta, siis võiks sellest olla nii, et ikka see eelarve läbirääkimiste räägitakse need muudatused enne läbi. Ehk siis pigem 2027 silmas pidades. Aga sellega seoses ma saangi korra meelde tuletada, et ma saatsin GoFinantslistile laiali selle küsitluse, et kus Eesti Linnade ja Valdade Liit on juba alustama siis sisendkorjad 2027. aasta eelarve läbirääkimiste ja strateegia jaoks ka samuti. Nii et see on see koht, kus te saate siis oma ettepanekuid ka esitada. Et olge julged seda kasutamas. Ja kindlasti ma lihtsalt, Andrus, ühe asja küsin veel nagu ära, et kas ma sain nagu õigesti aru, et tähendab, kuigi see tuli kooskõlastamisringile nüüd see eelnõu, eks ole, et sa ütlesid, et seal hetkel niikuinii midagi nagu muutma ei hakka, et mis selle kooskõlastamise mõte siis nii-öelda nagu ministeeriumi poolt nagu oli? Noh, selles mõttes, et muidugi saab selles määruses asju muuta, aga me tegelikult esiteks määrust me nagu nii muudame selleks, mis tuginevad meie kokkulepetele ja muutma seda peame ja see on ju hea haldustava, et kooskõlastusringi korraldatakse, aga lihtsalt, et ma arvan, et see, et me hakkaks seda muutma nii, et omavalitsustel selguvad lõpuks, vaata, et see on praegu kooskõlastusring, siis me jõustame selle, siis tegelikult võiks öelda, et omavalitsustel selguvad väga suured muutused niimoodi, et nad saavad sellest näiteks teada, ma ei tea, 5 või 10 päeva enne eelarve aasta algust, et me lihtsalt ise ei taha sellist olukorda tekitada. Et teie saate kindlasti sellise ettepaneku teha, aga ma lihtsalt ütlen ära, miks ei ole mõistlik seda 2026 muuta. Ja ma arvan, et me sellepärast niimoodi, kes seal lõpuks koostusringi, kui siuke ettepanek tuleb, seda vastame. Aga lihtsalt, et kui me tahaks neid asju muuta, siis ma ütlen, et me võiks seda läbi arutada selles töörühmas, me seda praegu ei ole teinud. Et töörühmades läbi arutada ja siis järgmise aasta siis muudame. Aitäh! Ma ise kellegi käsi ei näe, et kui seal on midagi, siis sa Piret ütle. Ja ma hoian siis ilma peale, et Eve Lempu lihtsalt kommenteerib, et imeline vastus Randarile tundub, et probleem on ainult selles, et ei ole raha küsitud, seda viga saab ju parandada. Aga see oli lihtsalt kommentaar. Nii, kas kellelgi on veel? Toetusfondi väärusega muidugi lihtsalt markeerin ära, et seal ei saa siis nagu seda raha küsimust enam lahendada, et see siis jaotab ainult seda osa, mis on eelarves. Nii, kui kellelgi on veel küsimusi, siis võib käega märku anda või kirjutada chati. Paistab, et ei ole. Nii, et võib edasi liikuda. Jah, ja kui kellelgi on, siis ikkagi kirjutatakse, helistatakse mulle, et seda võib endiselt teha. Siis toetuste tulubaasi tõstmine, et me oleme nüüd siis omavalitsustega eelarve läbirääkimistel seda üle poole aasta siin arutanud ja toetusi, mida me tahame tulubaasi tõsta, oleks põhihariduse andmiseks antud toetus või kõik need, meil on see hunnik tükke ja välja arvatud õpetaja palk. Huvitegevuse ja hariduse toetus, õpilaskodu toetus on siis eraldi haridusministeeriumi eelarves, mitte nüüd toetusfondi all. Siis suure hooldus- ja abivajadusega lastele abi osutusmise toetus ja kohalike teedehoiu toetus, et kokku 118 miljonit eurot, et seda on päris palju. Et nende toetuste andmiseks tegime siis omavalitsusliiduga kokkuleppega sellise alatöörühma, kus olid siis need ministeeriumid kaasatud, kust need toetused on tulnud või need valdkondlikud ministeeriumid ja siis omavalitsuste poole pealt esindajad. Ja seal me jõudsime sellise lahenduseni, et toimiva lahenduseni, et 2/3 nendest vahenditest saaks tõsta tulumaksu tõusu, ülejäänud läheks tasandusfondi, et kuna tulumaksu laekumine on COVID ebaühtlane, siis see tasandusfond aitab seda tasandada. Aga et kuna ikkagi iga toetusel oli omapärane jaotusmehhanism ja see ei tähenda, et see on kuidagi objektiivselt kõik õige, lihtsalt igalühel oli nagu ta oli, et siis seda päris tulubaasi andmisega
samasugust tulemit nii lihtsalt tagada ei saa, et tulumaksu laekub nagu ta laekub näiteks. Et siis mingi üleminekumehhanism tuleb ka seal luua ja seal sai välja pakutud, et see üleminekumehhanism võiks olla selline, et siis kõigile vähemalt selline tase, nagu nad praegu täna toetustega on olnud, et selline taga oleks ka minimaalselt võiks olla pärast üleandmist. Küll esimesel aastal võib seal väiksed miinust olla kuni 0,1%, aga järgmise 10 aastal siis kõigil oleks vähemalt nullis. Lisaks on omavalitsusliit taotlenud siia lisaraha, et seda miinust ka ei tuleks ja neid järgneval perioodil nendel omavalitsustel, kus kasvu seal esimestel aastatel lähiajal ei teki, et nendel see kasv kiiremini kohale jõuaks, et siis 3,1 miljonit lisa. Et sellega me tegeleme veel, et praegu on lihtsalt keeruline osa on see, et need riigieelarve läbirääkimised järgmise aasta osas algavad alles järgmise aasta septembrist, et vahepeal riigi RES-i raames ei ole nagu võimalik lisavahendeid kuidagi saada, aga me arutame siiski seda ministritega veel, et kas leida siin mingisuguseid muid lahendusi või milliseid lahendusi siis leida. Nüüd selle üleandmise osas me tuleme eraldi VTK-ga, see tõenäoliselt jõuab ka teile nüüd kohe järgmisel nädalal, ma tahaks loota, ja kuu aega kooskõlastamiseks, et siis lisaks nendele ministeeriumitele või ka teile, ka teie saate uusi ettepanekuid küll teha VTK-le, et saavad olema kaasatud ka muud osapooled, kes võib-olla tunnevad, et see neid puudutab, aga sellest alatöörühmas nad ei olnud. Nüüd selle mõjude poole pealt, et need, kes võib-olla tasandusfondi saajad, et nendega lihtsam, keerulisem tekkis olukord seal lihtsalt nendele, et kes ei ole tasandusfondi saajad ja väljaspool, ütleme siis Tallinna, Harjumaa vallad või mõned siis Tartu ümber. Ja põhjus on selles, et neil iseenesest tulumaksu laekumine on iseenesest neil muidugi küll hea ja nad sellest sõltuma jääkski tulevikus, aga nendel laste arv on lihtsalt, ja kuna täna toetust jagatakse laste arvu baasilt, et siis see laste arvu proportsioon versus see tulumaks on lihtsalt nii palju kõrgem, et nendel ongi need, kellel need miinused oleks nagu peamiselt tekkinud. Et siis see kompensatsioonimehhanism on väga palju nagu nende sellist olukorda lahendav. Nad kasvavad sellest miinusest lõpuks välja, lihtsalt see periood on mõnel juhul võib olla pikk ja siis võib-olla see lisaraha aitaks seda lühendada. Et lihtsalt taustaks. Aga see VTK-s on need mõju kirjeldatud ka ja see mõjutabelid, et saate seda seal täpsemalt vaadata. Nüüd muidugi see küsimus, mis alati kerkib ja see on nagu mõistetav, et see toetus on ju selles mõttes hästi selge olnud, et kõigi jaoks ja nagu võib-olla kindlust tagab võib-olla ja võib-olla paljud seetõttu tunnevad ka, et mis sinna tulubaasi anda, et siis ei teagi, eks ole, et hea võib-olla ikkagi selle toetusega jätkata. Aga ma panin siia ka praegu slaidi, et pärast see Piret saadab teile ka laiali, saate täpsemalt vaadata. Aga kuidas on nende praegu hetkel siis need toetused, mida me arutame tulubaasi andmist, et kuidas nende ajalugu on siis nagu olnud, et ma neid kõik ette loe, aga see tüüpiline on umbes selline näiteks, et näiteks kohalike teedehoiu toetus on tänane tase sama, mis oli aasta 2007. Ehk 20 aastaga mitte midagi juurde. Rääkimata mingid siuksed, ma ei tea, juhtimiskulude täiendkoolituse toetused, õppevahendite toetused, et kokkuvõtvalt selle slaidi kokkuvõttes võiks öelda, et toetustel on nagu, vähemalt nende toetuste osas tundub, et selline omadus jääda samaks sellel tasemele, kui nad kunagi loodi. Isegi see on positiivselt, kui huvitegevuse toetus iseenesest on ju 2 kärpe tulemusena
kolmandiku võrra isegi vähendatud. Nii et selles mõttes, kui mõelda sellele, et kui me anname tulubaasi ja teil hakkab midagi kasvama versus see, et me hoiaks nagu neid toetusi seal nüüd järgmised 10 aastat veel samal tasemel, siis rahaliselt on see tohutu vahe, mis omavalitsuse jaoks on. Et võib-olla seda kindlust enam ei ole et ei näe eraldi reaal enam kohalike teedehoiu toetust. Aga tervikuna tulubaasis on see väga palju rohkem raha, kui ma oleks selle tulubaasi andnud ära seesama 20 aastat tagasi. Et mina olen küll väga seda veendunud, et see on väga omavalitsuste huvides need võimalikult kiiresti tulubaasi saada, kui jätkata. Ja mul on slaidid tagupidi läinud, aga ma korraks näitan näiteks, et ujumise algõpetus, ma ei tea, kes mäletab, aga 2018 me tulubaasi andsime. Kokku oli neid vahendeid 1,2 miljonit. Sellest 0,9 miljonit läks tulumaksu ja 0,3 miljonit tasandusfondi. See on ju enam-vähem ka niisugune 2/3 tulumaksu, 1/3 tasandusfondi. Ja siis tulumaksu osa on tänaseks kasvanud, nii nagu tulumaks ongi teil kasvanud kõigil, eks ole, et täna on seda 1,5 miljonit. Tasandusfond on tegelikult ka vahepeal kasvatatud. Nüüd meil on see parameetri väärtus ka kasvanud, siis ma panin sulgudesse, et kui me võime tinglikult mõelda, et kas see seda ei saa öelda, et kas see tasandusfond kasvas ujumise võrra või mitte, aga kui me isegi arvestame, et tasandusfond ujumise osas ei ole midagi kasvanud, siis kokku on selleks ujumise algõpetuseks täna minimaalselt 1,8 miljonit omavalitsustel. Et kui ma oleks jätkanud selle 1,2 miljoniga tänaseni, et kas see oleks teile kuidagi parem olnud, et minu arust mitte, et me ei näe täna seda ujumise algõpetust eraldi. Jah, see tekitab võib-olla suuremat ebakindlust, aga rohkem raha. Nii et võib-olla see rohkem raha on nagu parem. Nii. Siis see graafik ka, mis ma tahtsin ära näidata, et need põhiosa, mis me tulubaasi anname vahendid, on üldharidustoetuste vahendid ja need on õpilase kohta, on seal määratud määrad ja need määrad ei kipu nagu, võite eelmised slaid pärast vaadata, ei kipu muutuma. Ehk nad on lapse kohta määratud. Aga kui teil laste arv kukub, siis kukub ka toetus ja siin on nagu prognoos, siis on nüüd võetud see üleriigis planeeringutest aastal 2050. Et väga paljudes piirkondades kukub see laste arv üle 50%, et alla poole jääb siis tegelikult alles ja mõnes kohas rohkemgi järgmise 26 aasta jooksul, et kui arvestada, et need määrad ei tõuse, aga laste arv kiirelt kukub, siis tegelikult tähendab see, et toetus mitte ei jää samaks teil, vaid toetuse tegelikult nendes asjades hakkaks vähenema. Kohalike teede toetuse puhul seda ei ole muidugi, et seal seda niimoodi ei jagata, aga üldhariduse puhul tasub seda arvestada, nii et selles mõttes, kui tulubaasi andmise puhul tagatakse vähemalt samaks jäämine või siis hakkab kasvama tervikuna enamikel, siis see on parem tulemus mitte isegi sellega, et tänasega võrreldes, vaid selle tulemusega, mis võib-olla võib kaasa tuua tõenäoliselt see õpilaste arvu langus koosmõju nende määrade samaks jäämisega. Et seda tasub ka arvestada. Nii, kas selle kohta tekkis vahepeal küsimusi? Ma ei tea selle ette. Minul üks täpsustav küsimus on, et selle esimesel slaidil sa ütled, et õpetajate palk ei lähe. Et kas sa palun täpsustaksid, kas see tähendab ainult üldhariduskooli või ka lasteaiaõpetaja palka? Kumbki ei ole selle üleandmise raames planeeritud. Ei lasteaiaõpetaja palk, ka põhikooliõpetaja palka, ja üldkeskharidus oma nagunii mitte, et seda valmisolekut praegu haridusministeeriumil ei olnud, et neid üle anda ja seal, ütleme, siia saadik on ka, taustaks lihtsalt on keeruliseks komistuskohaks saanud see, et ministeeriumid ka teistel osapooltelt on olnud vaja aru saada sellest, et mis juhtub pärast edasi selle palga läbirääkimistega.
ja seda ei ole nagu aru saadud, et kuidas siis omavalitsused seda tervikuna jätkaksid, või ei jätka. Ja sellepärast ei ole ka selle üleandmises mingit lahendust praegu tulnud, et kui seal saaks mingisugusele ühisele arusaamisele, et need palgaläbirääkimised omavalitsuste poolt ühiselt jätkuvad, kui need vahendid on tulubaasis, et siis ma arvan, et saab sellega kiiremini edasi liikuda. Ehk siis toetusfondi jääb õpetajate palk, nii kool kui lasteaed ja ka siis sotsiaalist vaimse tervise toetus, kas midagi veel? Kogu üldharidustoetus kõikides nende komponentide lõikes, sealhulgas juhtimised, koolitused ja nii edasi, jäävad selle keskhariduse osas ka. Okei. Just. Jah. Kas kellelgi on ka küsimusi? Paistab, et mitte. Jääme siis ootama VTK-d. Väga hea, aitäh teile. Nii, siis üks teema lihtsalt markeerin ära, et paljud võib-olla teavad, on kasutanud ka, aga inimesi vahetub ja võib-olla mõni ei ole jõudnud avada, et ma markeerin ära, et meil on seal koduleheküljel olemas siis tulumaksu prognoosi abifail, mis aitab siis omavalitsustel prognoosida ka selle aasta jäänud kuid, kui neid ei ole enam palju, seal ei olegi midagi väga teha enam, aga 2026 aasta tulumaksu. Et kuna need määrad ka muutuvad, et siis see on võib-olla keerulisem kui võib-olla taval aastal, eks ole, et võtad lihtsalt keskmise palga kasvu riigi prognoosist ja võib-olla kohendad veel, et seal on ka määrade muudatused, et siis ma soovitan kasutada, et see võib-olla aitab ka pildi selgemaks saada selles osas, et miks mingid muutused toimuvad. Ma ei tea, miks mul märtsis nii palju laekus või miks vähem laekus. Et seal on komponentide lõikes see info nähtav. Ja mis ma lihtsalt paluks teile selle kasutamisel eelnevalt ära teha, et seal on roheliseks tehtud ruudud, et te kohendaksite, et kui riigi keskmise palgakasv on sinna küll pandud, siis muutke see selliseks, et kuidas teie piirkonnas võiks tõenäoliselt kujuneda. Ja samamoodi on see maksumaksjate arvu muutus. Et seal on küll rohelises veerus mingi number on teil ees, aga muud kohendage seda, et sellest on vähe abi, te ütlete pärast, ma olen seda ka saanud, et riik on meile sellise summa prognoosinud, aga tegelikult ma ei ole teile sinna midagi prognoosinud, et ma olen lihtsalt teile pannud praegu sinna riigi keskmise näitaja, see ei ole teie näitaja. Et kohendage enda oludele vastavaks, et siis on ka pärast see tegelik, mis teil see laekumise tulemuse tuleb, on täpsem. Et ma loodan, et kõik teavad, kus koha peal see on, et kui ei tea, siis ma panin sellele slaididele sinna alla selle lingi ka. Et saate sealt pärast siis selle lingi kätte, kus lehel see on. Väga hea. Randar, palun. Jah, selle kohta tuli küsimusi. Randar. Ja, nüüd tuleb. Tegelikult ma tahtsin öelda, et see on väga hea, et see seal on, et see on hea argument, eriti nüüd sellistel valimiste järgsetel segastel aegadel, kui volikogud kogunevad, palju on uusi ja selgitada volikogu liikmetele, et näiteks miks see tulumaksu number selline on, et öelda, et sealt tabelist saab võtta, riik ütles, nii on, siis kõik usuvad. Aitäh! Kas kellelgi oli veel seal küsimusi sellega seoses? Paistab, et käsi ei ole ja vestluses ka ei ole midagi. Aga siis ma annaks edasi Holgerile nüüd maamaksu osas, et Holger, kas ma näitan neid slaide ise edasi ja sa räägid, oled sa meil liinil? Tere ka minu poolt ja kõige parem vist oleks see, kui sa ise näitaksid neid slaide. Et maamaksu osas siis järgmisel aastal on prognoositud laekumiseks 90,7 miljonit kogu Eesti peale, mis on siis 12% rohkem võrreldes käesoleva aastaga. Praktiliselt kõikidel omavalitsustel siis laekumine jääb samale tasemele või tõuseb, et ühel omavalitsusel on prognoosi kohaselt 1% miinust tulemas, aga see võib ka nii-öelda korrigeeruda, et prognoosi arvutus ebatäpsus on ka natukene sees. Järgmiseks aastaks siis uudse asjana
pidid kohalikud omavalitsused kehtestama ise aastase kasvu piirmäära maamaksule ja koduomaniku soodustuste summad. Aastase kasvu piirmäära osas valdavas omavalitsustest jäi 10% peale, nagu oli ka seaduses vaikimisi ette nähtud, kui omavalitsus midagi ei kehtesta. Aga kuskil umbes kolmandik omavalitsustest kehtestas siis kõrgema kasvu piirmäära. Ja ühel omavalitsusel on see ka 100%. Siin graafikutelt on täpsemalt vahemike kaupa näha, kui palju omavalitsusi mingites vahemikes on. Koduomanike soodustuse poole pealt kõige levinumad summad olid siis kas 1000 eurot ehk maksimaalne soodustuse summa või siis vahemik 100-st 249 euroni. Oli ka teisi summasid, aga need ei olnud nii levinud ja 2 omavalitsust koduomanikele soodustust ka ei kehtestanud. Ja täiendavat koduomaniku soodustust ma välja ei toonud, seda mäletatavasti oli 9 omavalitsusel ja enamasti see oli samas suurusjärgus koduomaniku soodustusega. Ja represseeritute osas jäi siis kõik samaks nagu varasemalt, ehk kui omavalitsus on soovinud represseeritud kodualuse maamaksust vabastada, siis selline võimalus jäi endiselt alles. Võid järgmise slaidi panna. Ja kui vaadata maamaksumäärasid maksugruppide lõikes, siis väga suuri muutusi ei olnud. Kõige levinum maksumäärade grupp on endiselt selline, et elamumaale on määratud 0,5%, maatundusmaale 0,5% ja muule maale 1%. Et siin kõige vasakpoolsemalt graafikult ongi näha, et see 0,5% elamumaal kehtib 42 omavalitsuses. Ja üpris paljud omavalitsused on kehtestanud ka 1%-lise ehk maksimaalse maamaksumäära. Maatundusmaal on kõige levinumaks maksimaalne 0,5%. Väiksem maamaksumäär maatundusmaal kehtib kokku 17 omavalitsuses ja muu maamaksumäärade puhul on kõige levinumaks määraks 1% ehk siis nii-öelda eelmine maksimaalne enne viimast maamaksuseaduse muudatust. Ja 18 omavalitsust on kehtestanud ka muule maale ehk siis peamiselt äri- ja tootmismaale maksimaalse 2%-se maamaksumäära. Ja maamaksuga jätkates siis 2027 jätkame juba tuttavaks saanud süsteemiga, ehk samamoodi siis omavalitsus saab otsustada endiselt nagu ka selleks aastaks siis nii aastase kasvu piirmäära protsendi kui ka koduomaniku soodustuste summad. Ja uusi muudatusi hetkel meil planeeritud ei ole. Ja minu poolt ongi maamaksu poolt kõik. Kas keegi soovib küsida midagi juurde? Tundub, et mitte. Aitäh, Holger, sulle ka. Nii. Olevil oli veel finantsjuhtimine. Ja. Sõna siis jah, et ta on siis praegu Riigikogus esimese lugemise läbinud, minevast teisele lugemisele ja vist võib loota, et ta saab äkki selle aasta lõpuks vastu võetud. Loodame väga, et mingid suuri takistusi nagu ei tohiks sees olla. Ja siis nagu oleme siin juba enne rääkinud, et kõik tähtsad muudatused on 27, siis põhitulem peab katma intressikulud. Teiseks siis on see, et nettovõlakoormuse piirmäära leevenduse 8-kordne ja siis 9,70% on 27 ja siis ka see konsulteerimisgrupi üleminek 27. Ja üks väiksed osad siis on siis ka jooksvalt hakkavad jõustuma siin 26 aasta jooksul. Ja tahtsin siin üks küsimus ka üleval olnud, et siin paar tükki omavahel küsinud, et siin valimisaastal on üks olukord tekkimas, et ei saa nagu eelarve volikogus praegu ära esitada, sest et ei ole ju valimistulemused välja kuulutatud ja paljudes kohtades on ka võim vahetunud, eks ole, vana võimuga, siis vana vallavalitsusega ei ole ju, linnavalitsusega ei ole ju mõtet seda eelarvet siin esitada. Et siis meie poolt nagu siin takistusi nagu ei ole, et kui sest kuna see olukord on tingitud nii-öelda mingid riigi protsessidest, mistõttu siis kui lähebki natuke üle, on ju, jõuate selle teha detsembri jooksul, et ei ole ka mitte midagi, et siin sanktsioone nagu ei ole. Ja me mõtlesime siin ka oma keskselt, kas meil on vaja ka mingisugused
valimiste eri hakata kuhugi mingit reeglit kirjutama sisse sinna KOV-isse kuskil rakendussätetesse, seda see kahjuks ei ära kaduda nii-öelda. Et kuna nagu üks kriitilist olukorda ei paista nagu olevat, et siis jah, et kui jõutud teha, siis saab seal teha ja siis jooksvalt siis, ma ei tea, detsembris, jaanuaris, et ka midagi katki sellest. Et teise poole pealt siis nii palju veel, et teha strateegia samamoodi, et siis need, kes siis mõned vist ütlesid teha, mõned tegid juba aasta varem, 5-aastase selle sammuga, et siis oleks 4 aastat praegu kaetud. See on siis see, et need, kes ei ole strateegiat ära teinud, siis nii kaua siis võib olla mingeid takistusi siis saamaks neid eurotoetusi näiteks nii kaua, kui see strateegia ei ole 4-aastase kattega. Et siin ka, et mingit muud sanktsioone ei ole, kellegi trahvi ei tee, võtame siis terve mõistusega ja võib-olla tõesti ei hakka siin bürokraatiat looma ja mingisugused reeglitele kuhugi panema, et siis pärast siis võib vaja minna, võib mitte vaja minna, et ma arvan, praegu siis jääb see nii, nagu need reeglid on hetkel. Eks me siis anname siis teada ka, et kui KOV-sse Riigikogus vastu võetud, siis teeme väikse kommunikatsiooni selle koha pealt. Okei, väga hea, aitäh. Sulev, mul on korra selline küsimus, et kas me võiksime seda teavitust, et kuna valimiste tulemuste kinnitamine nii palju aega võtnud ja loomulik, et ei jõua nende eelarvetega 1. detsembriks, et see ei ole nagu midagi katastroofilist teha või pigem mitte? Teha küll, jah, võime postus teha, kui me siin täna rääkisime, võime kuskil list saata uuesti ka kirja, et ei ole probleemi teha. Jaa, okei, ma räägin jah, teeme terve mõistusega, et kui mingit sanktsiooni ei ole, siis ei pea see bürokraatiat menetluse ajama, et mõnes kohas võib-olla isegi sai ära tehtud, pole, ma arvan, et kui võim säilis, vallavalitsus säilis, linnavalitsuse liikmed säilis, võisid ka ära teha juba mõned on. Nii erinev siin, et siin saa nagu ühe reegliga lüüa, et kõikide valimisaasta ühtemoodi oleks. See sõltub olukord tekib siis, kui võim vahetub. Just. Okei, väga hea. Ma siis võib-olla võtan sinult mõne kommentaari selle kohta. Aitäh. Kas keegi soovib Sulevile küsimusi esitada? Tundub, et mitte. Aga siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, suured tänud teile ja ilusat tulevast jõulukuud. Aitäh. Ja seminari jätku. Ja siis me lähme edasi, et Erki, kas sa oled ka olemas? Ja olen olemas. Ja. Väga tore. Nii et ekraan ja lava on sinu, et siis soovi korral oli mõte, et räägime korraga 9 kontodest, mis siis nüüd tuleb aasta lõpus hakata kajastama saldoandmikes, et tuletaks lihtsalt need põhimõtted ja olulisus meelde. Nii et ole kena, võid ekraani jagada. Voin kohe jagada. Nii, kas tuli nähtavale? Ja väga ilusti on kõik. Et järgmises osas siis räägin tehnilisemalt saldoandmike infosüsteemis bilansivälise info esitamist. Et aastaaruannete koostamine on kohe algamas. Kohalikud omavalitsused paljud koostavad konsolideeritud aastaaruanded, et sinna koondab siis ka bilansiväline info. Üks suur teemade valdkond, mis bilansiväliselt on vaja esitada, on töötajate arvud. Et mis selle juures siis meeles pidada või tähele panna? Et kui meil raamatupidamises on 500 algavatel kontodel ehk töötasukontodel tehtud kulutusi, makstud inimestele põhipalka, siis tuleb nende kohta esitada ka töötajate arvud. Ja need töötajate arvud on siis aasta kohta. Et kui inimene tuli tööle poole aasta pealt, siis tema aasta keskmine arv ei saa olla 1,0, vaid ta on ikkagi mingi komakoht seal. Või siis samamoodi, et kui suvel on kellelgi kuskil olnud mingid praktikandid tööl või ajutised lepingulised töötajad, siis see ei ole mitte 1,0 koht, vaid aasta keskmisena jälle ikkagi alla 1,0 on see koht tõenäoliselt. Ja mida siis veel tähele panna?
et kohalikus omavalitsuses reeglina ikkagi need tööjõukulud jagunevad mitme tegevusala vahel ära. Ja ka teie allasutustel, keda te konsolideeritud aruannetes juurde võtate, võivad kasutada ju mitut tegevusala koodi. See tähendab, et ka töötajate arvud tuleb esitada tegevusala koodide kaupa. Et kui üks inimene sai täiskohaga, eks ta töötas, sai oma pool palka ühest tegevusalast ja pool palka teisest tegevusalast, siis tulebki ühe peal näidata 0,5 ja teise peal 0,5. Ja tuleks siis vaadata, et meil on saldoandmike infosüsteemis detsembrikuu saldoandmikes olemas eraldi aruanne tööjõukulude kohta, kus arvutatakse välja ka seda keskmist, et see on väga lihtlabane arvutus, kus tööjõukulud jagatakse siis selle 12 kuuga ja töötajate keskmise arvuga, mis süsteemi on sisestatud. Et tuleks sellele peale vaadata, kas see on loogiliselt õige või tunnetuslikult suurusjärgu mõttes õige või ei ole. Vahepeal seal paistavad vastu väga kummalised numbrid, mis ei ole üldsegi loogilised ja see viitabki reeglina sellele, et töötajate arv on liiga suur sisestatud. Nõukogu liikmetega on meil samuti probleeme, et me ootame, et infosüsteemi sisestatakse nende nõukoja liikmete arvud, kes on siis vormistatud tööle kas osalise või täiskoormusega ehk panustavad oma töötundidega asutuse tegevusse. Ja need nõukoja liikmed, kes saavad ainult osalemise eest tasu nendel kohtumistel või koosolekutel, siis nende nõukoja liikmete arvusid me eraldi ei kogu süsteemi. Et juurde sai tõesti tehtud eraldi 2 kontot, et ilma tööaja arvestuseta kõrgema juhtkonna liikmed, et siis sinna võib panna volikogu liikmed, kes siis saavad osalemise eest tasu, aga ei ole püsivalt tööle vormistatud töö kas osa- või täiskoormusega. Ja loomulikult jälgida ka seda, et töötajate grupid ja arvud peavad omavahel ühtima. Et mida me siis tihti näeme, ma nüüd lähen järgmisele slaidile, kus ma olen siis võtnud selle saldoandmike aruande detsembrikuu saldoandmikest, kus on näha, et on 2 erinevat tegevusala, mille alt on väljamakseid tehtud. Ma panin siia juurde lihtsalt täiendava informatsiooniga, et kulud võetakse 500 kontolt ja 900 algusega on siis töötajate numbrid kõrvuti. Mida on aasta lõpus juhtunud? Et aetakse need töötajate numbrid segamini. Tippjuhtide number sisestatakse kogemata keskastme juhtide peale, kogemata hoopis juhtide peale või ükskõik mingit teistmoodi samamoodi. Jälgida siis seda, millise töötajate grupile töötasu on makstud, et ka tema töötajate arv satuks samale reale. Ja neid, et nad samale reale satuvad, reguleeribki meil siis süsteemis raamatupidamise konto või bilansiväline konto, mis siis selle grupiga kokku käib. Mis siis on juhtunud veel aasta lõpus nende andmete esitamisega? Et nii nagu ütlesin, tuleb jaotada tegevusalade kaupa laiali. Ikka on juhtunud neid kohaliku omavalitsuse allasutusi eelkõige, kus see töötajate arv sisestatakse ainult ühe tegevusala peale, kuigi palka on makstud mitme tegevusala alt. Või siis on juhtunud ka aastaaruannetest selliseid asju, et kui me vaatame grupi töötajate arvu kokku saldoandmike süsteemis, siis aastaaruandes sugugi selline number vastu ei vaata. Kõik aastaaruandesse on unustatud, kas mõne allasutuse andmed võtta või vastupidi, aastaaruandes võeti küll kõik allasutused arvesse, aga ei kontrollitud, kas need allasutused ka saldoandmike süsteemi oma andmed olid sisestanud või mitte. Et mõni sihtasutus uuendas näiteks viimasel hetkel saldoandmikku, aga sellega kustutas ära kogu oma bilansivälise informatsiooni. Täiesti reaalsed olukorrad siis. Ja võlaõiguslike lepingute kohta, seal me siis mingit töötajate arvu ei võimalda sisestada ja palun mitte seda numbrit panna ka mitte kuhugi mujale reale. Nii, järgmine suur pika bilansiväline info on siis pikaajalised laenud, kapitalirendid või faktooringud. Pikaajalised laenud on vaja bilansivälises infos jaotada ära nende tagasimakse tähtaegade järgi.
et vastavalt graafikutele, mis teil on kehtivad aastaaruande koostamise hetkel, kuidas toimub nende tagastus tähtaja järgi 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat, 4 aastat, 5 ja enam aastat. Ja selle jaoks on siis eraldi bilansivälised kontod nii laenudel 91.00.10, kapitalirendil 91.00.20 ja eraldi rahavookoodid 91 kuni 96 vastavalt sellele, millal on eeldatav tagasimakseaeg. Reeglina laenusid makstakse tagasi igal aastal, aga siis järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal makstav osa, et see tuleb ära jaotada siis nendele rahavookoodide peale. Mida siin siis, mille vastu eksitakse? Ehk tuleb järgida, et kui ma olen laenu võtnud näiteks SEB pangast ja selle TP kood on meil 800-401, siis ka bilansiväline kohustus tuleb sama TP koodiga laiali jagada. Kui mul on laenusid, asutusel on laenusid mitmest erinevast pangast, siis iga pangaga seotud eraldi TP kood tuleb ka bilansiväliselt eraldi TP koodidega laiali kirjutada. Mis on siin soovitus veel? Et enne kui hakata bilansivälist pikaajalist laenu või kapitalirendi kohustust laiali jagama nende tagasimakse tähtaegadega, tuleb ära teha periodiseerimine lühiajaliseks ehk välja tuua, kui palju te 2026. aastal läheb lühiajaliselt tagasimaksmisele. Küllalt on meil neid olukordasid olnud, kus tehakse bilansivälise laenukohustuse jaotus ära ja siis ilmub pilti, et ta periodiseeris selle lühiajaliseks ja meil kontrolltabel näitab vahesid. Ehk tegelikult seda pikaajalist kohustust enam ei ole, sest üks osa liikus lühiajaliseks. Saldoandmike süsteem siis ise midagi ei arvuta ümber, vaid ikkagi lähtuvad teie poolt sisestatud ja ette antud andmetest. Ja meil on küll seal öeldud, et rahavookood 91 näitab seda lühiajaliselt tagasimaksmisele kuuluvat osa, siis tegelikkuses laenude puhul ja kapitalirendi puhul seda lühiajaliselt tagasimakstavat osa bilansiväliselt sisestama ei pea. Meil on olemas saldoandmike süsteemis kontrollaruanne, mis siis korjab bilansist üles need lühiajalised laenukohustused või kapitalirendi kohustused või faktooringu kohustused ja pikaajalised osad ja võrdleb seda sellega, mis on sisestatud bilansivälisele kohustuse jagunemise kontole. Ja kui see summa läheb kokku, siis kontrollrida on 0 või seda üldse ei kuvatagi. Et kõik on korras, ehk see, mis on sisestatud summadena, on ka ilusti ära jaotatud. See aruanne loomulikult ei kontrolli siin seda, kas te olete tehingupartnerite kaupa seda õigesti teinud, et seda peaks ikkagi finantstöötaja ise eelnevalt üle vaatama. Ja loomulikult ka meie riigiarvestuse poole pealt, kui teeme riigi koondaruande lisasid, me püüame seda andmekvaliteeti seal kontrollida. Nii et siin on siis välja mul toodud, et see 91 rahavookood, et selle peale võib sisestada bilansivälist infot, aga kontrollaruandesse summeeritakse siia reale andmed bilansist lühiajaliste kohustuste kontode pealt. Et isegi kui teie üritate sisestada 91 rahavookoodiga mingit muud numbrit, siis aruandesse summeeritakse igal juhul bilansis oleva numbrite pealt. Ja see siis näitabki näiteks ära selle olukorra, kui te tegite selle ümberklassifitseerimise lühiajaliseks hiljem, kui oli algne sisestus bilansivälisele kontole. Aga kui te olete vahepeal laenu juurde saanud või lisasite oma finantsaruandlusesse täiendava kapitalirendi kohustuse, mille osas oli jagamine üldse tegemata, siis loomulikult see vahe ei näita üksnes ainult seda ümberklassifitseerimise viga. Ja siin siis tõin välja, et kindlasti peab jälgima sama tehingupartneri koodi, et kui on erinevad pangad, siis pankadel on erinevad TP-koodid, kapitalirentidel ka võivad olla erinevad TP-koodid, jälgida siis seda läbivalt. Suur murekoht on see, et laenude tagatiseks ju panditakse väga paljudel juhtudel asutuse põhivarasid. Kas panditakse seda vara, mis on kinnisvara investeeringuna kajastatud, mis on kajastatud põhivaradena või on tagatiseks panditud ka mingit vallasvara.
Aastaaruannete ülevaatuse käigus me näeme, et ilusti aastaaruandes on lahti kirjutatud, millised varad, millistes gruppides, millistes soetusmaksumustes ja jääkmaksumustes on panditud selle laenu tagatiseks. Aga saldoandmike süsteemi ei ole seda andmeid sisestatud. Ja pahatihti see ilmneb siis, kui on juba tulnud asutusse koha peale audiitor ja audiitor toob selle välja, et teil on see osa infot avalikustamata ja läheb tema näiteks kontrollima saldoandmike süsteemi ja seal ei ole. Palun vaadake siis see pool üle, et meil on varagruppide viisi vaja siis saldoandmike süsteemis ka avalikustada, milline vara on panditud laenude katteks. Ja samamoodi panditud vara puhul tuleb kasutada TP-koodina seda koodi, kellele või millisele pangale on see vara siis panditud. Varade puhul tuleb siis info soetusmaksumuse ja kogunenud kulumi kohta esitada meil saldoandmike süsteemis Debetis ja kogunenud kulum miinusega Debetis. Et oleme sellega juhendis selgelt välja kirjutanud. Kui nüüd laenu tagatiseks on tõesti asutuse või kohaliku omavalitsuse eelarve ja tulevased rahavood, et sel juhul tõesti panditud vara ei ole, siis midagi selle 923 kontode peal esitada pole vaja. Paljudel juhtudel on ka see olukord, kus hüpoteek on varadele küll peale pandud, kuid tegelikkuses laen on kõik tagasi makstud, hüpoteeki pole kustutatud, vaid hüpoteeki hoitakse võib-olla tulevase laenuvajaduse jaoks, sest hüpoteeki kustutamine ja taasseadmine on asutusele alati kulu, et siis sel juhul panditud vara ka ei ole vaja näidata, mis siis, et hüpoteek on peal, kui laenukohustusi pole, siis tegelikult 923 konto peal tagatiseks panditud varasid ka pole vaja ega põhjust avalikustada. Kuidas siis saldoandmikus välja peaks nägema? Et kui meil 923 kontosid sisestame ehk panditud varasid, siis näiteks siin ongi kahele erineva osapoolele panditud nii maad kui hooneid. Üks on siis Keskkonnainvesteeringute Keskus ja teine on siis pank. Et TP-kood läbivalt siis hoida tähelepanu all. Ei saa koondada pankadele tagatiseks antud varasid ühe TP-koodi peale, ikka hoiame need eraldi. Kapitalirendile võetud varad. Samamoodi on vaja avalikustada bilansivälise info kontodel algusega 921 varagruppide kaupa need varade soetusmaksumused ja kogunenud kulumid, mis on kapitalirendile võetud. Ja samamoodi, et kogunenud kulum tuleb näidata siis Debetis miinusega. Et kui väga paljud kohalikud omavalitsused on selgeks saanud, et see laenude tagatiseks olev vara on vaja saldoandmike süsteemi sisestada, siis see kapitalirendile võetud varade osa kipub vahel ununema. Et tuletan siis siinkohal meelde, et ka siin tuleb see ära näidata. Et kui me vaatan bilanssi peale, siis ma näen, kui palju teil kogumina on vara olemas, kuid sealt ju ei eristu kuidagi finantsarvestuse poole pealt, palju teil on kapitalirendiga seotud varasid. Et see tuleb siis kõik bilansivälise konto pealt. Bilansiväliselt on võimalus siis esitada ka toetuste nõuded ja kohustused ehk need lepingud, mis on teil rahastusotsuse saanud või mille kohta toetuse andmise otsus on teil tehtud ja lepingud sõlmitud, aga väljamaksed ei ole tehtud. Või ei ole üles võetud ka väljamakse kohustusi finantsarvestuses. Kõik selle poole saab esitada siis bilansivälise informatsioonina. Toetuste puhul tuleb siis TP-koodina kasutada seda, kes on siis toetuse andja, kui ma räägin nõuetest, ja kohustuste poole peal TP-kood on see, kes on toetuse saaja. Kui on bilansiväline toetuse nõue ja kohustus, siis sellega koos käib alati ka meil allikakood. Ehk millistest vahenditest need toetused pärinevad. Kas on kodumaised vahendid, siis on allikas 60, või on Euroopa Liidu vahendid, siis on 21, või muud välistoetuste vahendid, siis on 39. Et
Ma loodan, et iga andmete esitaja võrdleb enda andmed ikkagi saldo andmike süsteemis vastaspoolega ära, et kui ministeerium midagi näitab teil toetuse andmise bilansiväliseid kohustusi, siis te oskate seda infot ka omalt poolt kasutada. Ja mis meie kogemus on näidanud, et selline info toetuste andmisest või saamisest bilansiväliselt ilmub alles audiitorkontrolli käigus. Ma arvan siiski, et teil kõigil on olemas info selle kohta, millised toetuslepinguid on sõlmituid või milliseid kohustusi on üles või tulemas seoses sõlmitud või rahuldatud otsustest. Saate selle info koondada asutuse siseselt aastaaruande koostamise protsessi käigus. Nii, kasutusrent. Või kasutusrendi puhul on mitu erinevat kontot. Et üks konto on algusega 922 ehk kasutusrendile võetud varad varagruppide viisi. Samalaadne esitusviis, nagu on kapitalirendile võetud varadel või panditud varadel. Eraldi on vaja näidata kinnisvarainvesteeringuid, hooneid, rajatisi, mis on siis kasutusrendile võetud. Transpordivahendid näiteks väga üks selline grupp, mis on kasutusrendiga reeglina kaetud. Teine osa on, et kasutusrentidega kaasneb ka need rendikohustuste jaotamine bilansivälistele kontodele. Ja juhin siin tähelepanu, et rendikohustused tuleb bilansivälistel kontodel kajastada summadest, millest ei ole võimalik hoiduda. Ehk kui te ütlete enne tähtaegselt üles rendikohustise lepingu, see ülesütlemise tähtaeg on 3 kuud või 6 kuud, ehk siis te peate 6 kuu ulatuses jätkama rendilepingud, enne kui saate lõpetada, siis tuleks bilansivälisel kohustuse konto näidatavat see 6 kuu kaasnev kohustuse summa. Kui on teada, et see kohustus igal juhul kestab kuni lepingu lõpuni, et ei kavatse ja ei saagi kuidagi sellest loobuda, enne tähtaegselt mitte kuidagi lepingut üles öelda, siis jah, tuleb kogu lepingu maksumus seal näidata. Ja kasutusrentidega on siis veel kaasas need 913 kontot, 913100 ja 913110. Et 913110 näitab siis neid summasid, mis on aruande aastal kajastatud finantsaruandluses kasutusrendimaksete kuludena. Ehk 913110 kontodel olevad summad arvutatakse võlakoormuse puhul maha, ehk vähendatakse teil kajastatud kulutusi ja asendatakse siis 913100 kontol olevate summadega ehk kasutusrendi kohustustega kuni nende lepingute lõpuni või kuni katkestamiseni. Ehk need summad, millest ei ole võimalik hoiduda. Et vaadake just seda poolt üle, et ootame eelkõige seda, et bilansivälised kohustused oleksid summades, millest ei ole võimalik hoiduda. Ja siin on bilansivälistel kohustustel samamoodi jaotus tähtaja järgi. Et samasugused rahavakoodid 91–96 vastavalt sellele, kas kasutusrenti ma maksan 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat, 4 aastat. Et selle järgi siis tuleb summa laiali jagada TP-koodide viisi. Ja 913100 ja 913110 kontosid saab esineda ainult juhul, kui peaksid olema pikaajalised kohustused. Ehk on mida asendada. Et mul on kasutusrendileping, mis lõppeski sellel aastal ja mul ei olegi tulevikku ulatuvat kasutusrenti, siis järelikult ei saaks olla pikaajalist kohustust, ei saa olla asendamist üle 1-aastase perioodiga lepingu maksumustega. Mis on siin probleemiks? Ehk probleemiks on see, et sisestatakse ainult kas 913110 või sisestatakse ainult 913100 tulevased pikaajalised kasutusrendi kohustused, aga kui mul on juba tulevane pikaajaline kohustus kasutusrendist, järelikult mul peaks olema ka võetud rendikohustused 911030 kontol täidetud. Need kontod justkui käivad koos.
Et kui on ühe peal pikaajaline, siis järelikult ka teisel kontol peab juba olema andmeid esitatud. Et loomulikult, et need võetud rendikohustused võivad olla seotud ka millegi muuga, mitte ainult kasutusrendiga, et siis need summad on suuremad, aga mitte ei ole üldse täitmata. Ja põhivarade kasutusrendile võetud varade puhul jälle info sama, et kogunenud kulumid debetist miinusega. Ja varagruppide viisi jälle vaja lahti kirjutada. Räägiks siis natuke üldisemat infot, et ootame nagu bilansivälist infot sisestamist saldoandmike süsteemis nii-öelda debet poole peale positiivsete summadega. Nii kohustused kui kohustused kui nõuded saldoandmike süsteemis bilansivälise infona alati summad ühe poole peal. Et meil süsteem muidugi ei takista, et te jaotate selle kohustused ikka kreedit poole peale ja nõuded debet poole peale, aga nagu andmetöötluse ja hilisema riigi koondaruande koostamise käigus siis selline sisestusviis aitaks meid riigiarvestuse poole pealt andmeid kiiremini ette valmistada koondaruandesse. Et me takistama ei hakka, aga paluksime siis võimalusel seda kaaluda sisestusvõimalust. Bilansiväline info tuleb sisestada hiljemalt 28. veebruariks. Et sel päeval on siis viimane sisestusvõimalus detsembrikuu saldoandmikusse ja peale seda toimub siis saldoandmike lukustamine kõigi kasutajate poolt ja algab meil riigi poolt andmete konsolideerimine, ülevaatamine, korrastamine, kvaliteedikontroll. Ehk meie palve on võimalusel esitage juba varem. Te näete neid kontrollaruanded, mis meil saldoandmike süsteemis on olemas, saate neid vaadata, hinnata, kas on andmed terviklikud, õiged, loogilised. Ja palun ärge unustage ka enda konsolideerimisgruppi kuuluvaid asutusi, et ka need saaksid üle vaadatud, et nende bilansiväline info oleks olemas. RTK kodulehel, Riigi Tugiteenuste kodulehel on siis avaliku sektori juhendite all olemas ka eraldi juhendite kaust, kus kogu bilansivälise info kohta on PDF kujul pikem selgitus kõigist bilansivälistest kontodest, nendel kontodel andmete esitamisest, arvutamisest, TP-koodide kasutamisest, rahavoogukoodide kasutamisest. Et palun vaadake siis seda kausta, seal on see juhend olemas. Et mida siis tahan nüüd veel meelde tuletada, et kui see 28. kuupäev on möödas ja algavad teil audiitorkontrollid või te ise oma kontrolltegevuste käigus tuvastate, et mingi bilansiväline info on jäänud sisestamata, siis kindlasti tuleb meile RTK riigiarvestusse see info saata, me paneme selle info juurde ja sel juhul on teil tagatud, et aastaaruandes avalikustatav informatsioon on vastavuses ka saldoandmike infosüsteemis oleva infoga. Ja me teeme neid sisestusi nii kaua, kuni meil on riigi koondaruanne valmis ja saadetud Riigikontrolli kontrollimiseni. Et me ei saa siin anda väga konkreetset kuupäeva, millal meil see kõik valmis saab, see kõik sõltub väga paljudest asjaoludest, mis võib veel ilmneda nende auditite käigus, et mida on vaja kõike korrastada. Et me püüame maksimaalselt teie parandused arvesse võtta, ehk riigi koondaruanne oleks ka võimalikult vastavuses iga üksik aruandes sisalduva informatsiooniga. Et me oleme alati palunud, et kõik kohalikud omavalitsused ja asutused, kes meil siis on riigi koondaruandesse hõlmatud, saadaksid oma auditeeritud aruanded meile ülevaatamiseks. Ja miks me seda teeme? Me võrdlemegi seda, et kas seal esitatud andmed on vastavuses ka saldoandmike infosüsteemis olevate andmetega ja igal aastal me oleme pidanud tegema korrigeerimisi, sest andmeid on aastaaruannetes rohkem, kui saldoandmike süsteemi on sisestatud. Kui me koostame ka riigi aastaaruande lisasid, siis me juba näeme bilansivälist infot koondades, et numbrid on vahel liiga väikesed, mis tähendabki, et andmeid on sisestamata.
Hetkel minu poolt kõik, loodan, et juhendist on ka abi, on vähemalt olulised teemad üle käidud. Aitäh, Erki. Kui tohib, siis minul on kohe üks küsimus. Lihtsalt mul meenus varasemast praktikast näiteks olukord, kus direktoritele, kes on, see läheb nüüd palga selle statistika alla või selle 9 konto alla küsimus. Et kui direktorid on juhid ja nad saavad palka, siis läheb kõik selle nagu õige kontole. Aga kui direktorid saavad õpetaja töö eest tasu, ehk meil on ka õigus teha või anda õpetajatunde, siis nad saavad lisatasu ja lisatasu läheb õpetaja kontole. Kuidas siis käib see arvestus ametikohtade osas, sest paratamatult selliseid asju tuleb ette KOV-is. Et kas siis peab lisatasu justkui taandama ametikoha suuruseks, ma ei tea, selles konkreetses kuus? No vot, väga keeruline küsimus. Ma arvan, et paljudel ongi selliseid olukordasid, kus üks inimene on tegev väga mitmes erinevas valdkonnas. Meie loogika täna on seal see, et kui inimene on mitmest erinevast tegevusalast saanud palka, siis tema koormus tuleb nende tegevusalade vahel ära jaotada. Et järelikult ta oli siis direktor 0,99 ja 0,01 oli siis õpetaja. Üldjuhul ta saab ikka direktorit ikka nagu 100% eest ja lisatasu siis nagu õpetaja töö eest seal. Aga meil põhiline kontrollija ju töötasude osas on meil Põllumajandus- ja Regionaalministeerium, nii et Kersti Sannik on seal väga tugev ülevaataja. Okei. Et ma millegipärast arvan, et päriselt seda nii ei tehta ja võib-olla kui need on väga ebaolulised, siis ei tulegi välja. Jah, et need tulegi nagu välja. Teine küsimus, kui veel tohib, oli mul see, et ma mäletan omast ajast, et oli ka selline bilansiväline üle tähtaja läinud tasumata arved. Kas see 9 konto on ka alles? Jaa, see konto on täiesti alles, et saab sisestada üle tähtaja läinud kohustuste informatsiooni. Meil riigi arvestuses seda kuidagi kontrollida ei ole võimalik, kas asutustel on võlgnevuses tähtaja ületanud kohustisi või mitte. Et see puhtalt seisab asutuse poolt esitatud info taga. Ja kui audiitorid ei ole seda eraldi välja toonud ja te ise asutuse finantsjuhid või pearaamatupidajad seda ei märka, et tuleks avalikustada, siis meie kuskilt sellele jaole ei saa. Konto on kehtiv ja täitsa süsteem vastu võtab. Nii, aga võib-olla on kellelgi veel küsimusi. Võib anda käega märku. Küsida chatis. Tundub, et hetkel ei ole. Aga Erki, ma tänan sind jällegi väga hea ettekande eest. Ja sellega siis loemegi tänase seminari lõpetanuks. Aitäh kõigile. Head aega. Head aega, Piret, aitäh. Head aega, aitäh. Väga informatiivne. Aitäh.